Tere tulemast ITAK-i tervisekauplusesse. ITAK firma tegeleb ortopeediliste abivahendite, terviseabivahendite ja invaabivahendite müügi ja laenutusega. Ja meil on tervisekauplusi üle Eesti 26. Minu nimi on Tiina Pihlak ja olen ortoosispetsialist. Minu nimi on Kelly Meesak, olen füsioterapeut ja abivahendispetsialist. Täna oleme siin ITAK-i kaupluses, et rääkida abivahenditest, mis lihtsustavad igapäevatoiminguid. ITAK-is on esindatud nii liikumisabivahendid, hügieeni ja enesehooldus, inko- ja nahahooldustooted. Ja lisaks pakume laias valikus ortoose, traumajärgseid ortoose, ülekoormushaiguste puhul ortoose ja suur valik on ka meil treenimise abivahendid peale traumat, ülekoormuse korral on meil võilemisliindid, matid, kõiksugu erinevad abivahendid. Vanemas eas võib esineda erinevaid väljakutseid, millest üks võib olla liikumisvõime vähenemine, mis omakorda võib vähendada inimese iseseisvust. Me alustame täna magamistoast. Magamistuba peaks olema koht rahuks ja puhkuseks, kuid sageli võib hommikul voodist püsti tõusmine olla eaka jaoks füüsiliselt kõige raskem osa päevast. Kuidas siis lihtsustada voodist püsti tõusmist või voodis siirdumist? Selleks on olemas lihtne, universaalne tugikäepide, mida on võimalik kinnitada peaaegu kõikidele vooditele, libistades käepideme madratsi ja voodiraami vahele. Tugikäepidemest kinni hoides on lihtne keerata end voodis küljele, voodiservale istuma tõusta ja lisaks saab tugikäepideme abil ka voodiservalt püsti tõusta. Sageli pelgavad eakad istumist pehmetele ja madalatele pindadele, kust on raske püsti tõusta. ITAK-ist on võimalik soetada püstitõusmisfunktsiooniga tugitool, mis aitab vähendada püstitõusmisel liikestele langevat koormust. ITAK pakub ka väga palju erinevaid ortoose ja üks võimalus on ka ülekoormusortooside puhul kasutada randmeliigese ülekoormuse puhul ortoosi, et vähendada liigese valulikkust, kas arvutil või siis nüüd on algamas ka kevadtööd, kindlasti aias rohimistega, et kui te tunnete, et randmeliiges läheb valulikuks, jäigastub, hakkab surin kätes, siis saate te kasutada selle töö tegemiseks randmeliigese ortoosi. Ja neid valikuid on meil tõesti päris palju, nii et mõistlik on tulla koha peale ja proovida, milline on teie jaoks kõige sobilikum variant. Kui tavapärane voodi on liiga madal, on võimalik ITAK-ist soetada funktsionaalvoodi, mis on kõrgus reguleeritav. Voodid saab tõsta täpselt nii kõrgeks kui vaja, et oleks lihtsam jälle voodiservalt püsti tõusta. Lisaks on võimalik reguleerida peatsi ja jalutsi nurka, et tagada endale võimalikult mugav puhkeasend. Võimalik on ka kasutada voodis voodikandikut, siin peal saab arvutiga tööd teha, siin peal saab süüa, siin peal saab lugeda, nii et see on kõik võimalik ITAK-ist juurde soetada omale. Vaatame üle järgmise kriitilise koha meie kodus, vannitoa. Märgadel ja libedatel pindadel võib esineda tihti kukkumisi ja libastumisi. Kui teie tasakaal on muutunud ebakindlaks või jala tõstmine üle kõrge vanni ääre ei ole enam füüsiliselt võimalik, on vanni siirdumiseks hea kasutada käepidemega vanniastet. Kuna hügieenitoimingute sooritamine võib olla väsitav ja juhul, kui teil ei ole võimalik istuda vanni põhja, on võimalus kasutada tugikäepidemega vannilauda. Vannilaua kasutamiseks tuleks istuda vannilaua servale, haarata tugikäepidemest ja tõsta jalad ükshaaval vanni ning seejärel nihutada end vannilaua keskele. Kui teil on vanni asemel kodus dušinurk, siis turvaliseks pesutoimingute sooritamiseks võiks dušinurgas olla mittelibisev dušimatt. Selleks, et sooritada pesutoiminguid istudes, on võimalik kasutada üles ja alla klapitavat dušitooli. Kui seinaauke puurida ei soovi, on tegelikult valikus erinevad dušitoolid, mille hulgast võiks igaüks leida endale sobiva. Vanni ja dušitoas turvalisuse tagamiseks on võimalik kasutada erinevaid seinale kinnitatavaid tugikäepidemeid, mida on võimalik paigutada endale sobivale kõrgusele ja sobiva nurga alla. Traumade või operatsioonide järgselt või lihasnõrkuse puhul
on võimalik asetada ka tualetipotile tualetipoti kõrgendus. Seda valikut on meil päris palju, on kaanega, kaaneta, käepidemetega. Kõik nüüd sõltub, kui pikk on inimene ja seda kõike on võimalik poti peale asetada, vastavalt siis vajadusele. Kui poti kõrgenduse vajadus on lühiajaline, on võimalik rentida ka potitool, mille kõrgus reguleeritavad jalad võimaldavad seda kasutada tavalise tualetipoti kohal kõrgendusena. Nii on lisatoetuseks juba olemas ka tugikäepidemed. Tualetis istumise ja püsti tõusmise lihtsustamiseks on võimalik paigaldada nii seinale kui ka põrandale hingedega tugikäepidemed. Hügieenitoimingute lihtsustamiseks on tegelikult saadaval palju erinevaid nutikaid abivahendeid. Kui käed enam hästi ei liigu ja peapesemine on muutunud raskeks, on võimalik kasutada spetsiaalset peapesuharja, millel on pikem käepide. Kui varvasteni kummardumine on muutunud raskeks, on võimalik kasutada pika käepidemega jalapesusvammi. Me oleme jõudnud kööki. Kui teil esineb kätes lihasnõrkust või liigeseprobleeme, siis ka siin on erinevaid nutikaid abivahendeid olemas. Näiteks on olemas paksendatud käepidemega söögiriistad, millest haarates ei pea kätt liiga tugevalt rusikasse suruma ega rohkem liigeseid koormama. Lisaks on niminapaga söögilaua külge kinnitatavad kausid ja taldrikud, mis ei libise söömise ajal laual paigalt. Kui teil on probleeme purkide või pudelite avamisega, siis selleks on olemas palju kiidetud purgi ja pudeli avaja, mis kinnitatakse töötasa pinna alla. Purgiga tsoone vahele lükates jääb purk sinna kinni ja on palju lihtsam lahti keerata. Puusa- ja põlveoperatsiooni järgselt on hea abivahend haarats. Et kui kukub midagi maha ja meil on raskusi kummardamisega, siis saame ilusti haarata selle haaratsiga ja tooted üles tõusta. Lisaks sellele on tänapäeval uus probleem. Meil on kevad saabunud ja varsti on aias lütsitaan ja teediood. Ka selle haaratsiga on võimalik neid kokku korjata, kui ei taha käsitsi võtta. Tegemist on siis väga praktilise abivahendiga. Need on erineva kõrgusega, erineva otstega, nii et kõigile on võimalus siit leida oma jaoks sobilik vahend. Olete oodatud meie abivahendi kauplusesse, kus meie teenindajad aitavad teil leida teie jaoks vajaliku toote. Soovime teile meeldivat päeva jätku ja et teil oleks tänane, hakkan juba vada vajama. Liiga nii raske on ära lõpetada. Aitäh tähelepanu eest! Loodame, et saite täna palju häid ideid kodu kohandamiseks. Ja olete oodatud meie abivahendi kauplusesse, kus meie abivahendi spetsialistid aitavad teile vajaliku toote leidmisel. Soovime teile meeldivat päeva jätku. Elame veel!